nii, aga võib. Hakkame pihta. Teada on, et pardipoega õpetama ei pea. Tema leiab mere ülesse ja veelombi ja teab, mis vee peal teha. Aga laste jaoks, et inimlaps mere üles leiaks, see on hea, kui ta selle tunneb ära, et ta tahab mere peale minna. Aga et ta selle mere üles leiaks ja selle mere peal käituda oskaks, selleks peab teda vist ikka tükk aega õpetama. Ja eks kõik õpetamine hakkab, ma olen ka seda muuseumis öelnud, ikka mängimisest. Et see ettevalmistus üheks merele minekuks ja meremeheks saamiseks on pikk ja huvitav tee. Ja nüüd ma tahaksin küsida sinu käest esimese küsimuse, et kuidas sina mere üles leidsid ja kuidas sa selle meremehe ameti omale valisid? Vaata, elus on palju juhuseid ja ma lapsepõlves unistasin lenduri elukutsest. Ja mäletan siin, kui albumit vaadata, siis ma seal pildi peal seisan, mingisugune propeller on siin eest ja käsi on kõrva ääres, eeldab nagu sõjaväelist elukutset ja nii edasi. Ja siis oligi nii, et 10. keskkooli klassis ma kirjutasin sõjakomissariaati avalduse, et ma tahan, Vene koolis oli 10 klassi ju õppeaeg, et ma peale 10. klassi lõpetamist tahaks nagu lennukooli minna. Ja siis komissar vangutas süngelt pead, ütles, et ei, et sa ikka lõpeta keskkool ära tead ja siis räägime juttu. Aga siis tuli talvisel koolivaheajal, käisime kasuisaga Leningradis. Ja läksime siis sellest kohast mööda, kus oli plakat üleval Leningradske Võše Marihodne Učilišče. Tähendab, mina küsin kasuisa käest, et kuule, et kuidas moodi see merel käimisega lood on, tead, et ei saa aru, tead. Ja tema ütles, et tead, mis mina ka ei oska sulle seletada, lähme küsime, tead. Astusime sisse merekooli, vahiohvitser võttis seal kohe mu tutist kinni, aga sel ajal, aasta oli 53, sel ajal vormistati dokumenti juba jaanuarikuust alates. Võeti tähendab sisseastumise avaldusi vastu ja mind suunati kohe vastuvõtukomisjoni. Ja sain sealt siis ankeedid, pihkuded ja sõitsin siis Valka. Vene keele õpetaja abiga täitsin ankeedid, eluloo kirjelduse kirjutasin ka kuidagi moodi, panin need asjad, ja terviskomisjonis käisin ka ja panin siis need dokumendid kõik ilusti ümbrikusse ja saatsin Leningradi täitud kirjaga. Ja unustasin ära. Ja nüüd peale lõppu veel 2 eksamit oli jäänud, keskkooli lõpueksamit ja hakkasid sõjakomissariaadi mehed mind kimbutama, tead. Aga lennukooli neil ei olnud kohta, tähendab, oli seal tankivägedesse tead ja nii edasi. Need mind absoluutselt ei huvitanud ja siis said nad teada, et mul vanemad on meedikud. Ja siis ütlesin, tead, hea küll, et meditsiiniakadeemia, sinna me võime sind ka veel saata, tead. Aga see ei meeldinud, tead, aga siis tassiti mind meditsiinikomisjoni. Ja kuulen siis röntgenis seal arst räägib, et vot siin ja see ohvitser, kellega ma komisjonis olin seal, see ikka pärib, et mis väeossa ta kõlbab ja nii edasi ja röntgeni arst ütleb, et ei, et ta tuleb saata 6 kuuks sanatooriumi ja ravida teda, teed. Ja tulime siis sealt ära, teed, ja järgmine päev võtan jalad selga, lähen röntgeni arsti juurde, küsin, et kuule, et milles asi, teed. See muigeb ja naerab ja ütleb, et sa ju ei tahtnud minna, teed. Ma ütlesin, loomulikult, teed. Ja siis saigi keskkooli eksamid peaaegu läbi, viimane eksam, kodus on kiri ilmuda, tähendab augustikuus
Leningradi sisseastumiseksamiteks ja tervisekomisjonis. No võt ja siis istusingi Valgas rongi, sõitsin Leningradi, tagusin siis 6 eksamit vene keeles ära. Muidugi see oli omate kolossaalne, tead. Muidugi särasin ma saksa keele eksamil, tead. Auditoorium oli tead, õppejõud küsis kohe mu käest, et kust kandist ma Saksamaalt pärit olen, tead, ja nii edasi. Noh, muidugi, kui ma ütlesin, et ma olen Valga poiss, tead, siis see tekitas neile šoki seal, tead, et kuidas ja nii edasi. Aga no see selleks. Aga võt enne ma rääkisin, tead, sellest keemias. Seal ma kõrbesin, tähendab. Keemia oli mul tegelikult keskkoolis lemmikaine. Ja see Tomna, tähendab, küsimus, tähendab, oli mul täiesti võõras. No ei tead, et vene keele termineid ja tunnistan siis õppejõule rahulikult üles, tead, et ma ei tea, mis see keemia või see Tomna tead on, et mis seal toimub, tead. Ja noh, see võttis siis keemia selle Tomna plakati ja näitab mulle siis kõrgahju läbilõiget, tead. Ja siis ma ütlesin, tead, seda ma tean, tead, et see ei ole üldse probleem, tead, ja ladusin talle siis kenasti ära kõik need asjad ja et millises, noh, seal kõrgahjus toimub see metalli sulatamine järk-järgult, tähendab, erinevad kihid on seal, millal siis mingit ainet sinna juurde pannakse, et seda metalli kätte saada ja noh, jäime rahule, tead. No aga teenisin siis ainukese 3, tähendab, sisseastumiseksamil. Ja noh, teine muidugi kõrbemise moment oli jällegi ka teada, et vietav teoreem oli vaja tõestada. No selle tõestasin tahvli peal ära ja räägin, et summa rešeenid, et lahendite summad, et noh, eestikeelne täpne tõlge, tead. Õppejõud ütleb, et summa karnei, tead. Mina mõtlen jälle, et koorin on puul, seda ma teadsin, aga mis tal mataga pistmist on, seda ma ei seedinud ära, tead. Aga noh, siis pärast õppejõud sai aru, vaatas matriklit, et Estoniats, tead. Ja lajatas mulle siis 4 ära, tead, ja olingi siis merekoolis sees. Ja no et siis sealt hakkaski see 5 aastat, 5,5 aastat siis, nagu öeldakse, õppimist Leningradi merekoolis. Aga ma küsin vahel, et miks sa sinna Tallinna merekooli läinud siis? No Tallinna merekooli keskkool, aga ma ikkagi läksin kõrgkooli, tead. Mul ei olnud mõtet ju keskharidust veel teist diplomit saada, tead. Sest keskkooli diplom oli mul käes, tead, ja ei olnud mõtet. Aga tegelikult ma kirjutasin ka veel sinna, aga need olid nii uhked, et nad üldse ei vastanud, tead. Sest see oli niisugune aeg, Stalin ei olnud, tähendab, sel aastal surigi Stalin, kui ma astusin Leningradi merekooli 53 aastal. Aga ilmselt neile ei meeldinud eestlased, tead, sest et Tallinna merekool oli põhiliselt seal venelased ja ei tahetud seal eriti eestlasi, tead. Ja Leningradi merekoolis kõige huvitavam kombel oli, meid oli terve kooli peale 2 eestlast, tead. Üks oli mehaanikateaduskonnas, Voldemar Weber, ja hilisem, tähendab, ministrite nõukogus seal asjamees, tead, ja mina siis, tähendab. No pärast juba, kui see matused olid möödas ja elu läks nii-öelda inimlikuks, siis tuli eestlasi ka juurde, tähendab, nii et aga põhimõtteliselt oli ikkagi üldiselt vähe, tead, ja viimasel juba kursusel siis oli juba eestlasi seal kuskil 10 meest, tead, erinevates teaduskondades ja nii edasi, tead. Aga kui sa lõpetasid kooli, et kuidas sind siis suunati ka kusagile või? Ei, mind suunati Eesti merelaevandusse. Niimoodi, jah? Jah. Sind merelaevandus ei saatnud ameti? Ei, merelaevandus ei saatnud mind, aga ma tähendab olin merelaevanduses praktikal ja kirjutasin diplomitöö saartevahelise ühenduse analüüs ja oli seal 3 varianti, tähendab
praamiliiklus sildadega ja tunnel. Aktuaalsed teemad kaasajal veel. Kaasa aktuaalsed teemad. Väga huvitav. Ja siis oligi niisugune lugu, tähendab, et miskipärast sõjaväelased kangesti tahtsid praame. Pärast selgus, et need praamid olid selleks vaja, et dessanti teha seal, et tanke vedada, tähendab üle lahe tead seal ja nii edasi. Ja et silda saab kenasti ära pommitada ja ühendus katkeb ja nii edasi. Olgugi, et ökonoomiliste näitajate poolest oleks see silla variant olnud asjalik, et seal ei oleks järjekordasid tekkinud, et saad kohe ükskõik mis kellaajal tähendab üle ja ilmast ei sõltu asi tähendab. Aga tunnel? Tunneli variant oli nagu rahalisest küljest oli ja tol ajal nagu ei olnud veel tunneleid, siukseid asju mere alla tehtud. Inglismaad ühendav tunnel oli veel kuskil projektis võib-olla ja nii edasi, nii et see ja tunneli variant, ega ma ei osanudki eriti teda kuidagi põhjendada, sest ma ei olnud ehitusinimene tähendab. Aga see puudutas just laevade liiklust ja niisugust et võimaldada odavalt kiirelt kaupade vedu Saaremaale. Väga huvitavad, kui Tallinna merekooli mehed ütlevad, siis nemad saadeti kõik Kaug-Idasse ja sind saadeti hoopis Eestisse. Väga huvitavad niisugused vastuolud. No jah, seal oli niimoodi, et mulle kangesti tähendab ilmselt kommertsosakonna juhatajale, seal oli Faino Ossipovna, oli kommertsosakonna juhataja, temale kangesti meeldisin, ma ilmselt sümpatiseerisin tähendab. Ja siis oligi niimoodi, et tema ilmselt siis nagu toetas ja alguses oligi niiviisi, et taheti panna mind kommertsosakonda, aga miskipärast pandi siis ekspluatatsiooniosakonda tähendab seal tööle. Ja seal ma siis töötasin 5 aastat oma kohustusliku aja. Ja siis tekkis huvitav situatsioon, et ma tol ajal olin komsomoli ealine ja kandsin komsomoli märki ka tead ja valiti mind siis laevanduse komsomoli komiteesse. Ja Pioneeride palee pöördus laevanduse poole, et ta tahab saada niisugust meremeeste ringi juhendajat, kes oskab eesti keelt ja vene keelt. Ja komsomol siis leidis, et ma olin ainukene seal eesti keelt valdav poistjad ja suunas mind siis sinna nagu kohakaasuse alusel tööd tegema. Ja tead, mis mulle hakkas see kangesti meeldima, see töö seal lastega tead ja me tegime seal laagreid ja niisugune asi, see oli huvitav, niisugune käeline tegevus, me punusime matti ja see oli niisugune omamoodi niisugune periood. Oli see siis see Pioneeride palee või? Jah, see oli Pioneeride palee, tähendab tehnikaosakonna tiiva all seal ja siis oli niisugune asi, tead, et me võtsime niisuguse kohustuse, tead, et iga poiss naistepäevaks kingib emale punutud mati. See karvamati tead. Ja siis me hakkasime seda energiliselt punuma tead. Sest ma jõudsin niisugusele järeldusele, et kui ma lugesin seal poistele teooriat, kompassi ehitusi ja nii edasi, kuskil 3. või 4. tunnil mul grupist jäi järgi veerand. Sest tead, see kuiv teadus ei huvitanud neid. Ja ma nüüd ise mõtlen tead, et tuletasin meelde oma kooliaega tead, et kui mulle loeti niisugust kõrget teooriat, ta ei istunud tead. Aga kui me saime praktikat teha tead, siis oli see nagu hoopis midagi muud. Aga kui vanad need poisid olid? Kuule, nad olid tähendab seal 4., 5., 6. klassi poisid tead. Ja siis oligi niisugune tore lugu, et äkki mul plahvatas. Sõitsin siis merelaevanduse lattu, sealt sain igas autokoormade ja vanu köisi tead.
käevarra jämedused köied, tead, seal maha kantud, tead. Hakkisime siis need seal vastavaks juppideks ja hakkasime punuma siis karvamatti, tead. Ja noh, naistepäevaks said poisid valmis selle asja, aga selle mati punumise ajal poisid punusid ja mina rääkisin peelingutest tead, ja kompassi ehitusest ja meresõidust ja niisugust asjadest ja tead, see istus meeletult. Ja kõik need poisid tead, kes seal ja tüdrukud ka tead, ka see üksi poisteklubi ei olnud, tulid tagasi tead. Neil hakkas see asi meeldima. Ja siis selle asja juurde tuleb üks huvitav seik, et ühte tundi tuli seal üks naisterahvas ja koos mehega. Ja niisuguse pretensoonika häälega, tähendab, daam räägib mulle, et tema tuli vaatama, mida me siin teeme, tead. Mina mõtlesin nagu natuke hirmujonks käis läbi kerest, et midagi on pahasti, tead, või nii edasi, tead. Aga pärast tuli välja, tead, et ta näitab pöidlaga üle õla, tead, ütleb, et näed, siin mees on 8 aastat merd sõitnud ja pole temale niisugust kingitust teinud. Aga nüüd poiss, tead, kuskil mingisuguse paari kuuga kinkis talle karvamati, tead. No see oli midagi unikaalset, tead, ja noh, süda läks soojaks, tead. Mitu matti te valmis saite siis? Noh, kuskil, ma ei tea, üks tükki 20, tead. Ja no tagasisidet muidugi kõikide käest ei olnud, aga võt see moment oli niisugune väga oluline. Ja minagi võtsin sellest momendist nagu haarasin kinni, et käeline tegevus koos teooriaga mõjub kõige paremini. Et ta ei tapa su vaimu ja ta on vaheldus, tead. Samas me tegime seal nalja, rääkisime anekdoote ja igasugust muid asju ja see oli niisugune hästi mõnus. Ja siit edasi juba läkski see asi, tead, et siis me hakkasime piirital käima sõudepaatidega jõe peal, noh, lasti meid isegi sealt jõesuust välja, tähendab, ja lahe peale. Aga ma jõudsin niisugusele järeldusele, et Kuuene joll, noh, joll on see Vene laevastiku niisugune õigemini Peetri-aegne sõudepaat, mille aerud on seal tasakaalustamiseks tinaga täidetud ja nad on ikka üpris rasked ja mul tuli meelde, et kui me niisuguste paatidega koolis käisime seal sõudmast, tead, siis oli ikkagi omaette teema. Ja siis edasi läksimegi sealt juba igasuguste väiksemate sõudepaatide peale ja sealt tekkiski niisugune tahtmine, et hakata muretsema klubile laevu, millega saaks merele minna. Sest tol ajal seadusandlus nagu ei lubanud suure laeva peale väikseid alaealisi lapsi ei masinasse panna ega ka roolikambrisse lasta, tead, et oli niisugune vastuoluline moment ja mõtlesime, et teeme oma laevad ja nii oligi, et hakkasime siis ehitama igasuguseid. Muidugi peab ütlema seda, et sõjaväelased olid meile väga, tähendab, soodsalt andsid meile igasuguseid aluseid üle. Kõik sõudepaadid, kaatrid, me saime sõjaväelaste käest tasuta, tead. Ja seda saite siis juba mitte Pioneeride paleele või Pioneeride palee sees oli see klubi? Jah, Pioneeride palees oli sees, aga siis ma vaatasin, et tekkis vastuolu, tähendab seal omal ajal Kaljus tegi, ütles, et vot, et näed, et meile antakse niisuguseid eeliseid, et temale ei anta eeliseid, olgugi, et tema laulukoor pandi riidesse Pioneeride palee rahadega, tead, seal saadi ja ei oleks nagu pidanud olema niisugust antagonismi, aga oli seal ja muidugi palgad olid meil ka teistmoodi kui tavaõpetaja omad, sest et
meil ikka tulid tööle meremehed, et kes tahtsid saada meremehe palka. Aga sul oli siis merelaevanduse mehed ja sõjaväelased, nemad olid mõlemad siis olid. No tähendab, sõjaväelased meil nagu tööl ei olnud. Nad olid niisugune materiaaltehnilise poole kindlustasid meile. Nii et kõik laevad, mis sõjaväes maha kandmisele läksid, enne mulle helistati teada, et kuule, tule vaata, kas sulle see või teine kolmas asi meeldib. Ja kui meeldis, siis me saime tähendab seal need asjad tead. Aga seda ma küsime veel. Vaata, siin on see Sony kaart. Siis ma läheks ise ära, et ma pean tööd tegema. Tooge siis pärast tehnika ära, et kõik tundub nagu sujuvalt. Okay. Sony saab 71 minutit on. Veel või? Ei, veel on kohe. 23.71 on lindistan. Okei, selge. Aga mul on see küsimus nüüd, et see oli pioneeride palee ja mina tegelesin, kui merendusega tegelema hakkasin, Alma Vüü oli ju veel. Kuidas see seotud oli selle pioneeride paleega ja mereklubiga? Ei olnudki seotud, sest Alma Vüü oli, nad territoriaalselt asusid tähendab Leineri tänaval. Ja see oli mereklubi oli seal? See oli aga see mereklubi oli ja ta tegeles täiskasvanutega. Ta lastega ei tegelenud. Aga nemad, need poisid, kes hakkasid sõjaväkke minema, armee abistamisühing oli Alma Vüü, eks ole? Jah, Alma Vüü, nemad käisid sealt läbi tead. Aga meie olime selle nagu eeltöö või tegime ära tead. Ja siis oligi niisugune lugu, et tekkis vajadus oma laevastiku järgi, millega lastega merele minna. Aga sa olid juba siis täielikult klubi tööl? Siis ma olin juba osakonna juhataja tiitlist tähendab ja tegelesin, seal oli, tol ajal oli veel Pärna Ants oli seal mingil moel tähendab tegutses, aga talle ei meeldinud lastega tööd. Aga oli vaja minna, me käisime ju Peipsi järvel tead ja mööda Emajõge tegime paadiretki ja nii edasi. Ja siis ma jõudsin järeldusele teada, et selle niinimetatud 6 jolliga on lastega ohtlik merele minna. Tähendab, meri käis lastest üle. Sõuda vastu tuult näiteks ütleme seal ja tõsta seda rasket tinaga täistäid tuubitud aeru käis nendel üle jõu. Ja siis me jõudsime järeldusele, et vaja on minna väiksematele alustele, millega käib, ütleme, jõe peal sõitmine üle jõu või tähendab jõukohane lastele. Aga et minna suurt merd sõitma, selleks oli vaja tähendab teisi aluseid. Ja siis ma hakkasin mööda mereministeeriumit sõitma, tähendab liidu mereministeeriumit. Uurisin, kus seal reisilaevu maha kantakse. Tead. Ja siis me tõimegi Astrachanist tõime ühe tähendab laeva, mis oli mõeldud tähendab Kaspia mere peal ja Uurali jõge mööda sõitmiseks. Tead. Ja tuleme sellega siis, et see oli oktoobrikuu vist või mingi novembrikuu igatahes veehoidlatel oli juba jää peal. Tead. Aga me jõudsime õnnelikult Laadoga järve peale ja seal jäime siis tormi kätte selle laevaga. Ja siis oligi niiviisi, et huvitaval kombel ukse piida vahel lainetuse ajal kord siin või teisel pool tekkis pragu, tähendab. Laev oli nii õhuksest metallist ehitud, et ta vähendus läbi ja oli tähendab nagu mereohtlik. Ja paar reisi me tegime sellega ja siis oligi nii, et tol ajal oli Eli Kaldmaa oli vetelpääste ühingu pealik. Ja temal tekkis kangesti soov hakata reiseid vedama. Tead.
ma talle küll ütlesin, et noh, reisijate esiteks ei anna tulu, kunagi, sest et ma olin ikka ökonoomika suhtes tähendab nagu hästi, et ma olin arutanud igasugust variante, seal küll reisijate pileteid ja muid asju. Aga noh, Eeri Kaldma jäi tähendab nagu ikka oma seisukohale, et vaja on tähendab reisijaid vedada ja tulu teha ühingule. Ja siis oligi niisugune lugu, et ma ütlesin, et okei, võta siis see Laine. Tol ajal oli ta junga, me ristisime kõiki oma laevu jungadeks, Ja et võta siis see omale ja vea reisijaid ja nii edasi. No siis Eli oli tuttav Kreeniga ja viis mind siis Kreeni juurde ja nii edasi. Rääkisime seal jutud ära ja Kreen ütles, et okei, teeme siis niimoodi. Aga ma ütlesin, aga mis meie vastu saame, Ja siis oligi nii, et vastu saime siis Vabariiklik noorte meremeeste keskklubi tiitli. Ja lahutati meid pioneeride paleest ära ja tekkis siis niisugune vaakum, et meile jäi ainult üks vana STB järgi. Nüüd laeva andsid ära, aga nime saite? Nime saime ja iseseisvuse saime. See oli vabadus, eks ju. Aga siis oli niisugune asi, et kuivõrd ökonoomika oli mul enam-vähem käpas, lugesin siis põhimõtteliselt läbi kõik haridust puudutavad finantsdokumendid. Ja seal tuli välja, tähendab, et laevad kuuluvad transportvahendite alla, tähendab. Ja transportvahendite remontimiseks ei olnud vaja kapitaalmahutusi, vaid piisas majandussummadest. Niinimetatud artikkel 3, tol ajal oli ta niisuguse artikli all. Ja siis oligi niisugune asi, tähendab, et haridusministeeriumil oli seda artikkel 3, ausalt öeldes jalaga segada. Sest tihtipeale tekkis niisugune situatsioon, et koolide remontimise osas mingi ehitusorganisatsioon jäi jänni, tähendab, ta ei saanud tähtajaks valmis või ei jätkunud tal tööjõudu ja raha jäi aasta lõpuks nagu järgi. Aga haridusministeerium oli seisukohal, et kui raha järgi jääb, siis järgmisel aastal see raha võetakse ära, Ja mina ütlesin siis vapralt, et okei, et andke see raha klubile, et me remondime siis laevu, Ja leppisime siis Kiiravi kaluri kolhoosiga kokku, et ta on nõus võtma meile, tähendab, laeva remonti, Ja viisimegi siis selle vana STB, mis meile jäi, sinna remonti. Ja siis tekkiski niisugune situatsioon, et sellest vanast laevast ei jäänud muud järgi kui kiil ja vana nimi. Siin ka, jah. Aga seal tekkis ehituse juures tekkis üks omaette probleem, et kui uppumatuse osas, kui arvutati seda uppumatuse probleemi, siis tekkis küsimus, et kui masinaruumi vesi tuleb, et siis laev upub ära. Et vaja on teha niimoodi, et küttetangid teha õhukastideks ja trümmi siis ehitada sinna nagu kütusetangid. Aga see tähendas seda, et laeva ruum jääb märgatavalt väiksemaks, kuhu üldse inimesi paigutada. Ja siis me otsustasime, et tead mis, aga teeme laeva pikemaks . Ikka on pooleks, jah? Ja konstruktoritele pakkusime selle variandi välja, need ütlesid teada, et ei ole niisugust kohta, kus saaks teda pooleks lõigata. Me ütlesime, et kuule et jama jutt ja modelismi ringis siis tegime STB mudeli, poollaeva mudelit, see on mul praegu seal toas seina peal. Tegime poolmudeli valmis, lõikasime ta pooleks, panime jupi vahele 3 meetrit, 15 sentimeetrit, näitasime konstruktoritele, et näe, tehke nii. Ja need vaatasid, et jah, kurivaimet saab teha küll. Ja läkski lahti ja nüüd see laev, ma ei tea enam, kas ta sõidab,
aga igatahes meie sõitsime temaga Juku nime all, sõitsime mööda Balti merd väga vapralt, käisime Saksamaal, käisime Rootsis, käisime Soomes ja muide minu mälu järgi oli esimene laev, kes Soomes tõstis ülesse koos Soome lipuga sinimust-valge lipu. Aga lipp läks mitte ahtrisse, kus tavaliselt lipp laeval käib, aga läks koos raasse. Ühe raa peal oli Soome riigi lipp, raa teise noka otsas rippus siis sinimust-valge lipp. Me peame täpsustama, et need aastaarvud mind huvitaksid, et mis aastal sa iseseisvaks said oma klubiga? Iseseisvaks saime, tähendab, oli juba olümpia aastal olime me iseseisvad. 80, jah? Ja. Ja see sinimust-valge tõstsite siis? Aga see oli nüüd, ma ei mäletagi, tähendab, see oli juba, kui hakkasid need kuskil 90ndatel aastatel, kui niisugune iseseisvuse idee tuli ja hakati juba sinimust-valge lipp ikka liikus juba tead. Ja siis oligi teema niisugune, et me tähendab Soome territoriaalvetes tõstsime siis sinimust-valge lipu ülesse ja sõitsime sellega siis Saima kanalites ja Saima järvistul sõitsime ringi ja tagasi tulles siis piiripunktis, kus meil juba tol ajal oli Vene piiripunkt, tähendab seal Kotka juures. Need piirivalvurid küsisid, aga miks te sinimust-valge lipu ära koristasite? Ütlesin, no jaa, et vaata, et meil ei ole ju lipupatenti, tähendab, et meil on see sinimust või tähendab punalipu patent on ja seda me peame siis nii-öelda ahtris kandma, et aga järgmine reis me soomlastele andsime pühaliku tõotused, et järgmise reisiga tuleme Jukuga juba sinimust-valge lipuga ahtris õige koha peal ja no nii oligi tead. Ja vaat sealt siis hakkaski see asi kenasti ja siis tekkis niisugune probleem, et kuivõrd me pioneeride paleest olime nagu välja tõstetud, ruume meil seal ei olnud, et oli vaja ruume kasutada. Ja siis ma sain laevandusest ja landis seal mitu mahakandmisele kuuluvat laeva, tähendab. Üks laev, mida ma kangesti igatsesin, oli Läänemaa. Ja ma proovisin tol ajal veel Pärne-Antsule selgeks teha, et see laev oli nagu õigel poolel, tähendab kogu aeg Eestis ehitatud laev. Vene poole all sõitis Vene lipu all, Kroonlinna suputati ära, sai pommitabamuse, tõsteti üles ja sõitis edasi jälle, et võiks nagu taastada tead. Aga Pärne-Antsule meeldis kangesti see suur tõll, tähendab, tema oli sellest nagu vaimustatud. Ma küll proovisin rääkida, et ta on nagu niisuguse väga segase minevikuga, tähendab, vedas valgekaartlasi seal tead ja ei olnud õiget nagu minekud, aga ühesõnaga see suur tõll tead tuli siis ikka nagu öeldakse muuseumile ja meie saime siis tähendab Tallinna laeva tead. Saite? Merelaevandused, jah. Merelaevandus andis üle? Ja see oli siis niisugune omaette seest me haridusministeeriumis seal koolivälise osakonna juhatajaga vedasime Kihla. Tähendab, mina pakkusin välja, tähendab, et kui mina võidan, siis mulle tehakse pool kasti konjakit välja ja kui mina kaotan, siis ma pean tegema seal mitu kilo šokolaadi välja, tähendab. Mille vaidlus oli? Vaidlus oli, et kas saame Tallinna või ei saa, tead. Mulle öeldi, et ei saa. Tähendab, koolivalitsuse osakonnad ja need olid nagu seda vastu ja mina mõtlesin, et kurat, kuidas ei saa, tead, peab saama, tead. Ja kasutasin siis jällegi oma vanu sõpru, koolikaaslasi, sest et minu kursuse kaaslased osa oli seal mereministeeriumis tööl ja mulle merelaevandus kirjutas niisuguse igavese toreda tõendi välja,
kus oli punased kaaned olid ja pealkiri oli Ministerstvo Morskого Flota, tead. Ja sellega mul oli siis sissepääs, tähendab, liidu mereministeeriumi. Ja kirjutasime siis, tähendab, kirja, taotluse ja siin vahepeal oli niisugune huvitav seik oli vahepeal veel, et me olime soomlastega, soomlased kutsusid meil oma laagrisse Hanska saare peale. Ja seda laagrit külastas Käbin. Ja noh, me võtsime siis teda vastu. Ma veel aitasin teda seal kivide vahel turnida, hoidsin käe alt kinni, tähendab, ja nii edasi. Ja noh, Käbinile meeldis kangesti see lastega asi seal, ja tead, et kui mingi probleem on, tead, et noh, tule minu juurde, tead, klaarime ära, tead. Ja vot, kui siis Tallinna laevaga tekkiski probleem, et kas saada või nii edasi. Ja see aasta oli? Käbin oli ikka siis tegija veel? Käbin oli, tähendab. Igatahes me Tallinna laeva saime vahetult peale olümpiat. Aga dokumendid olid enne olümpiamängu vormistatud juba. Ja oligi niiviisi, et 80. aastal antakse meile laev peale olümpiamängi üle, tähendab. Ta tegi reisi veel seal mingisuguse nafta ehitajatega, tähendab, ümber Inglismaa ja siis anti meile üle. Aga see moment, tähendab, kus see dokumentide vormistamine oli. Ja otsus tuli Moskvast ikka, jah? Otsus tuli Moskvast. Ja kihlvedu? Kihlvedu. Muidugi ei näinud ma ei konjaki pitsigi ega midagi, tead. Aga peale seda ma olin niisugune, noh, haridusministeeriumis nagu sattusin põlu alla, tead, et ühesõnaga, noh, et see, mida ma kavandasin, see läks kõik täide ja ma ei võtnud utoopilist midagi, tähendab, kõik, noh, ma ütlen, see Tallinna laev, noh, kuidas ei, kui laev kantakse maha, tähendab, kuskil ta peab eksisteerima, tead. Aga, noh, läksin laevandusega, Kask oli tol ajal laevandusülem, ka jällegi, noh, me saime hästi läbi, sest et ma töötasin veel Kase ajal, töötasin laevanduses tööl. Ja noh, Kask ütles, et tead, et noh, et peale olümpiamänge, et noh, siis hakkame otsustama. Aga mul oli see niisugune mõte, et raske võtaks, et see on liiga pikk aeg, tead, et siis tekib neid konkurente noh, liiga palju ja vaevalt, et me suudame sealt läbi lüüa. Ja võtsin jalad selga ja hakkasin neid dokumente ajama. Ja pärast tuligi välja, et meil oli 8 konkurenti. Aga kuivõrd mul olid nobedad jalad, tähendab, Moskva rong sõitis ka sagedasti, tead. Ja siis käisin mitu korda Moskvas, seal tegin eeltööd vastavalt ja noh, mulle pakuti küll seal varianti, tead, et no jah, et meile võidakse vana metalli anda, tead, niisugust, noh, kõlbmatuid laevu, tead, ja nii edasi, aga mõtlesin, et noh, et pioneerid korjavad teil ise, tead, nii palju vana rauda, tead, et te saate mitu laeva valmis ehitada, tead. Ja noh, siis oligi niimoodi, tead, et ma tahan ministri juurde minna. Et kui all ei lahendata ära, tead, et siis ma tahan noh, lõpliku vastuse saada ministri käest, kuivõrd tema otsustab, tead. Ja noh, öeldi mulle siis, et ei, noh, et ministri juurde ei saa ja nii edasi. Ma sain okei, aga ma tahan oma rahvasaadiku juurde minna, sest Bakaev oli valitud Haapsalust liidu ülemnõukogusse, tead. Ja noh, kuidas sa keelad, tead, inimesel, kes tuleb sellest valimisringkonnast ja tahab oma saadikuga kokku saada. Ja oligi niisugune, pandi mind istuma sinna ooteruumi, minutit 15 istusin seal Moskvas, jah. Ja siis kutsuti mind, tähendab, ministri kabinetti seal, tead, ja vaatan, tead, hiiglama suur gloobus, tead. Ja ma ei näinudki ministrit, tead, see minister istus selle suurem piraka gloobuse taga, tead. No lõpuks ta tegi seal häält, tead, et tulge istuge siia, tead, ja nii edasi. Ja noh, siis paar sõna, tead, kuskile minutit 15-20
ajasime taga seal juttu, tead, ja siis ta viskab mulle selle paberi, tähendab meie taotluse, annab üle laua seal kätte, tead, ja тут написал, tead. Ja sinna paberi peal oli sinise pliiatsiga kirjutatud передать безвозмездно Bakajev. Tähendab, üle anda ilma tähendab, maksuta või ilma tasuta Noorte Mereklubile, tead. Tema oligi Haapsalu saadik siis. Tema oli Haapsalu saadik. Ja oli minister. Minister, jah, tead. Nii, ja siis ma tulin sealt Moskvast, sõitsin Tallinnasse ja hakkasin siis, tähendab, et ma lähen laevandusse, siis sain, ma veel vormistasin kõik käskirjad seal Moskvas ära, enne sealt äratulekut, tähendab. Ja et ma lähen viin siis laevanduse Kasele ka, tead, selle käskirja, tähendab, ja nii edasi, tead. Aga mul on küsimus, kas sul oli ikka sama pintsak seljas või? Paelad olid sul peal, kui käisid seal või? Kuule ikka oli, jah, tead. Ega muidu meremees rääkis ikka meremehega? Jaa, meremehega, tead. Mitte haridus? Ei, ma olin ikka tähendab tõesti ja töötõendi peale oli ka kirjutatud, et ma olen vabariikliku keskklubi kapten direktor, tead. Ja lähen siis laevandusse, aga seal, sa võib-olla mäletad ka, et laevandusse Estonia puiestel, tähendab teisele korrusele tõusta ülesse, see on vastu valgust läheb. Ma olen käinud seal, jah. Ja lähen trepist ülesse, tead, ja vaatan, et keegi tuleb vastu, tead, aga ei näe, kes see tuleb. Ja saame kohakute, tead, ja ta läheb juba minust mööda, tead, ja siis ma tabasin ära, et Kask on see laevandusülem, tead. Ja ta siis ütleb niisuguse sõbraliku irooniaga, tead, et jah, nagu fregatt täis purjes, tead, läheb mööda, tead, ja tekkis niisugune piinlik moment, tead, et et ikkagi kuidas, et ei tervita, tead, mina ikkagi kraad allpool ja nii edasi. Aga pärast me saimegi seal laevandusega kenasti ja sõlmisime laevandusega omal ajal veel niisuguse koostöölepingu, tähendab, ja laevanduse rahadega sai siis tehtud poistele klubi vorm, tead, ja materiaaltehnilist nagu laevanduse laost sai kõiki materjali, mis meil vaja oli. Ja siis oligi nii, et peale olümpiamänge anti meile siis Tallinna laev üle. Ja me otsustasime niimoodi, tähendab, et kuivõrd meil väike laevastik oli selleks ajaks juba kombes, millega merd sõita saime, et me teeme Tallinnast, tähendab, klubi hoone. Ja minu arvates oligi see, juba poisid, tähendab, kodus rääkisid vanematele, et nad ei lähe mitte klubisse, vaid nad lähevad laeva. Muidugi vanemad käisid meil uurimas, tead, et mis jama see on, tead, et lapsed mingisugust laeva lähevad ja nii edasi. Aga kui nad nägid ikka Tallinna laeva, tead, see oli soliidne asi, tähendab. Ma olen seal käinud, jah. Ja me saime siis niimoodi, tähendab, et meil oli, kui me pinna kokku arvutasime, mis oli 3200 ruutmeetrit põrandapinda, oli kokku kõiki Tallinna laeva peal võimalus. Restoranid, sööklad, ühiskajutid, kõik läksid, tähendab, ehitasime vaheseinu, võtsime vahepealt ära, tead, ja ühendasime kajutid ja nii edasi, nii et meil oli, kujutad ikka ette. Te jäite ikka sinna Koplis olite või ühes kohas olite? Me alguses olime, tähendab, Paljassares, Vanas sadamas seisime, või Paljassaare Kallasadamas. Siis tekkis probleem seal, tead, et see oli juba intriigide aeg, tähendab, kus tekkis seal igasuguseid tahtjaid, tähendab, siis hakati meid sealt Paljassaarest välja pukseerima, olgugi, et meil oli Tallinna linnavalitsuse poolt antud luba seal seista sõnastusega, et seista kuni generaalplaani koostamiseni Paljassaare rajooni, tähendab generaalplaani koostamiseni.
aga noh, see plaani vist ei ole tänasenigi seal tähendab veel olemas tead. Aga siis pukseeriti meid sealt ära, haridusministeerium käis seal pinna peale ja saadeti meid Sõjasadamasse siis sinna seisma. Leppisime siis tol ajal oli kapp, oli siis selle Sõjasadama nagu pealik. Tema oli nõus siis võtma meid oma laevastikuga sinna sadamasse ja nii edasi. Muidugi seal oli omaette mureprobleem oli see, et kuivõrd territoorium oli valve all sõjasadam ikkagi tähendab. Ja seal ei olnud niisugust vaba liikumist tähendab, et igal kellaajal ei saanud sisse tulla ja grupi osas oligi nii, et pidid vastu minema sinna valveruumi, tooma sealt grupi õpilased laeva ja pärast jälle saatma nad ära teed. Noh, tülikas omaette teed. Aga no siis muidugi tekkisid seal igasugused äriplaanid juba teed. Tähendab, oli juba niisugune noh, see erastamine teed käis teed ja nii edasi. Ja noh, lõpptulemusena oligi siis niimoodi tähendab, et antid ära, meid klubi nagu likvideeriti, liideti siis Mereakadeemiaga. Mereakadeemiale muidugi lastega töö ei istunud. Noh, likvideeriti siis see asi ära, pandi kinni. Noh, minu suhtes öeldi ka seal tead, et tol ajal oli siis see nagu linna noorsooamet tähendab, seal oli seal tegelased noored poisid olid, et öeldi kohe niiviisi otse tekst välja tead, et Melsas on nii vana mees, et temaga pole sittagi teha tead. Niisuguste tekstiga kohe öeldi mustvalgel tead. Ja noh, ega mul ei olnudki probleemi tead, et ma tulin ära, jäin pensionile rahulikult ja sest et noh, tõesti ei jätkunud selle nõmedusega võitlemiseks jõudu. Ja noh, oligi ka, et sel ajal me olime ehitanud juba Saaremaale noh, merelaagri, siis seal tekkis ka samasugune teema jälle erastamise teema. Meile anti koolimaja, Simiste koolimaja anti üle ja siis selle üleandja oli tol ajal nagu Kingisepa rajoonikomitee sekretär. Räim oli ta nimi tähendab, noh pärast ristiti teda miski pärast punaseks Remeks. Aga siis tuli see erastamise teema ja koolimaja võeti meie käest ka ära. Et võt, noh seal vaja kasukavabrikut teha teed. Ma ütlesin, kuule esiteks, koolimaja ehitati tähendab esimese Eesti ajal, ehitati vabariigi rahadega. Et makske kõigepealt vabariigile koolimaja ehitamise kulud kinni ja siis rääkige, et see on valla oma tähendab. Aga nii kaua, kui seda pole teinud, tähendab, siis ta on ikkagi noh, koolimaja on ikka hoopis muuks otstarbeks. Ja noh, ei tulnud sellest kasukavabrikust ka suurt midagi, aga siis see niinimetatud punane Räim oli siis kangesti kasukavabriku pooldaja tead. Ja teema oli siis niimoodi, et see lambanahk, mis saadi, see veeti Itaaliasse, töödeldi seal, pargiti ja nii edasi ja siis toodi Eestisse tagasi ja siin õmmeldi siis kasukaid ja noh, ma ei tea, kui palju neid kasukaid siin üldse tehti. Aga igatahes ministri asetäitja ütles, et oi, tema tahab naisele ka tead saada tähendab lambanahked kasukat ja noh, oligi siis niimoodi tead, et lastel pole midagi teha ja no nüüd ta löödi siis lõpuks, et viimati, kui ma Saaremaal käisin või seal Muhus olin, siis oli laudadega uksed kinni löödud ja nii edasi. See oli teie suveplaas ühesõnaga? See oli meie suveplaas ja ma tegin ettepaneku veel, et teeme niimoodi, et suvel kasukavabriku töötajad puhkavad. Nii, ja meie teeme seal laagrit. Ja talvel, tähendab kasukavabriku töötajad, teevad seal oma tööd, õmblevad kasukaid ja nii edasi, sest ruumid jäid ju vabaks, tähendab, et noh, see on nagu topelt kasutamine ja nii edasi. Ei, ikkagi tähendab, noh, nagu öeldakse, oma peab olema ja nii edasi, aga noh,
see läks aia taha, tead. Läks see ja läks laev. Ja läks laev ka ja noh, edasi siis muidugi tuli see tead, et nagu siin Mati Õun oma 101 laevas kirjutab, et laev lõigati juppideks aga kelle kontole see raha kanti üle, mis metallist sai, see jäi noh, nagu selgusetuks teed. Ja noh, muidugi siin tekib huvitav küsimus, et siin on noh, osa meremehi, vanu meremehigi on sellega seotud, et isegi Laur Uno kirjutas niisuguse kirja, et Tallinna laev oma tehnilise andmete pärast ei saa seista kai ääres, sest et tubub ära. Aga Tallinna laeva kerepaksus oli 12 millimeetrit kerepaksust, sest Tallinna laev oli ehitatud põhimõtteliselt ristlejaks. Ja kui Nikita likvideeris pealve laevastiku, siis need korpused olid juba Ellingul seal valmis ja leiti siis otsustati, et noh, kus see kere tähendab, mis sellega teha. Ja siis need 3 keret ehitati reisijate laevaks ja kujutad ette ikkagi seal 12 millimeetri kerepaksusega laev, noh see võib sõita ikka ookeani ja täitsa rahulikult. Aga noh, kuivõrd oli vaja raha teha ja ärida teed ja aga enne tehti veel laeval ikka põhjalik remont ju. No jaa, enne dokiti laev, olgugi, et meie ajal, klubi ajal, kui registri tähendab see ülevaatuse tähtaeg lähenes, me tegime laevale doki. Tähendab, tõstsime ta üles doki, kontrollpuurimised tehti ja leiti, et no vaata, seal tol ajal oli siis niuke, et 3% oli kõige rohkem kulunud koht, mis nad leidsid seal, kus korrosioon oli nagu teinud. Noh, kui sealt võtta nüüd, ütleme 12 millimeetrist võtta 3 millimeetrit maha, tähendab, see jääb siis 9 millimeetrit kerepaksust järgi, tead. Ometi merd sõidavad seal kuskil 4-5 millimeetrise paksuse kerega laevad siiamaani, tead, merd ja ei juhtu midagi, tead. Nii et aga noh, lihtsalt oli vaja. Ja seal olid siis linnavalitsus, seal Pakostad ja kes seal olid, tead, kõik tead asjamehed, tead, et omal ajal me küll veel seal rääkisime juttu, tead, seal Savisaarega, tead, ja nii edasi ja tolle ajal linnavalitsuse tegelased olid noh, väga seda meelt, et lastel peab olema niisugune koht, kus nad saavad ehitada mudeleid ja nii edasi ja vaat seal no lastega koos me tegimegi, siis ehitasime mudeleid ja veemotomehed ehitasid seal skutreid ja igasugust noh, võidusõidu vahendeid ja no siiamaani jäi see pisik püsima ja noh, mehed on Eesti riigile ikka au ja kuulsust toonud ja sealt hakkaski noh, ka see huvi, et kui ma nüüd lastele õpetasin mudeli ehitamist, siis paratamatult ma pidin ka ise mudeleid tegema ja noh, oligi niimoodi, et sai mudeleid ehitatud ja põhimõtteliselt ma baseerusin siis raadiodel juhitavate mudelite peale ja noh, neid sai siin ikka päris palju ehitatud. Mitu ringi seal üldse oli? Meil oli kuskil 16 eriala. 16 eriala ja mitu õpetajat? 59. Nii et eksisteeris suur, tugev organisatsioon ja klubi. Meil oli niisugune kuskil, noh, nüüd ütleme rahaliselt, mingisugune 3 miljonit krooni oli meie aasta eelarve. Te olite siis kultuuriministeeriumi või haridusministeeriumi või? Haridusministeeriumi all olime, läbi haridusministeeriumi ja noh, Mereakadeemial oli 7 miljonit eelarve. Meil oli 3 kõetet. No, see oli väga soliidne eelarve. Noh, muidugi ja see tekitas ka jällegi seal
nii-öelda paksu verd, tead, et kuidas mingisugune klubi saab seal, tead, 3 miljonit, tead, ja kangesti, no siis see tolleaegne Mereakadeemia pealik, et voot, et noh, et likvideerime klubi ära, et raha jääb siis tähendab noh, nagu Mereakadeemiale. Ma talle küll ütlesin, et see on, meil oli eraldi reana kirjutatud kohe tähendab, et Mereakadeemia saab nii palju raha ja noorte mereklubi saab nii palju raha tähendab. Ja ma ütlen, et see on kõik eraldi reana, et kui see selle mereklubi ära likvideerid, tähendab, siis likvideerub ka see rida ära tähendab. Ja noh, nii oligi tähendab. Nii kui klubi likvideeriti, nii jäi finantseerimine selle võrra ka ära tead ja kogu lugu tead. Ja mis aasta see oli? No ma ei tea, see oli, mis ta oli, see oli kuskil 2002 või 3 tead või mis ta oli tead. Taastarvudega mul on probleem tead, et peale seda insulti nagu tekkis niisugune vaakum tead, et enam ei ole hästi meeles tead ja siis selles 2000 alguses kadus siis noorte meremeeste haridus Eesti riigis ja siiamaani pole ta noh, merekoolis on seal tähendab niisugune algmerekool on olemas ja liideti nüüd ta ju selle tehti tähendab Tehnikaülikooli osakonnaks tehta nagu ja noh, ma ei tea, minu arust ei ole see küll kõige parem lahendus, sest et kui seal likvideeritakse kõik õppevahendid ja need asjad ära ja minnakse üle ainult arvutite peale, noh, ma ei kujuta, ma olen ka küsinud, et kuidas nüüd ütleme, kui merel midagi juhtub, noh, mismoodi siis seda, me vanasti remontisime ikkagi, seal vahetasime radaritel, vahetasime seal lampeded ja muid asju tegime nii-öelda. No nüüd öeldakse, et kui häda on käes, siis meeskond koristatakse helikopteriga laeva pealt ära ja laev läheb põhja, kindlustus maksab laadungi ja laeva kinni ja kogu lugu ei ole probleemiga. Ma küll rääkisin ühe noore meremehega, kes nüüd läks läände oma tüürimehe diplomiga, läks madrusena läks uurimislaeva peale, Ameerika uurimislaeva peale ja ütles, et ta tõusis väga kiiresti juhtkonda, et tal oli need uued vahendid, mis on seal uues merekoolis, mis oli talle tehtud operatsioonid selgeks, manööverdamised, kõik nende stimulaatoritega seal. Et tema haridus ületas teiste meeste hariduse, kes ei olnud neid proove, manöövrid läbi teinud, et see oli just, ta tõstis esile, et ta suutis lahendada need asjad, mis ta oli koolis teinud, oli juba proovinud, sai nendega hakkama. See selleks, aga ma mõtlesin seda, et tahtsin öelda, et sinust siis meremeest ei saanudki, sai kooliõpetaja või? Ei. Nii ma mõtlen, et käisid me Leningradi kooli ära ja see pedagoogika tõmbas ikka sind nii palju kui... Jah, ma võin küll öelda, et ma olen selle oma eluga selles mõttes rahul, et ma tegelesin niisuguse asjaga, kus ma sain ennast realiseerida, näiteks kas või seegi, et ehitada laev pikemaks. Selle järgi Kiirov tegi 6 kalapüügilaeva meie projekti järgi. Et ta leidis, et see on variant, kus ruumi tekib juurde ja on nagu piisav ja muud asjad ka tead ja... Nii et see lõige oli õige koha peal? No jah, ma ei tea, seda raske öelda, aga igatahes ma ei eita suugi, et muidugi kaasajal see, et inimene valdab elektroonikat ja neid asju, ma ei vaidle sellele vastu, see on ajastu on niiviisi, et juba mobiiltelefoniga on probleeme teed ja kui ma vanasti kandsin siin rasket fotoaparaati kaelaska, et siis nüüd on pisikene mobiiltelefon tead, mis rinnataskusse mahub ära ja teeb selle sama asja ära
mida tähendab raske kulakas teda omal ajal tegi. Aga ma arvan siiski, et mingil moel näiteks ütleme, meremees peab oskama seal puitu saagida näiteks ja vesta tähendab taskunoaga ilma, et see sõrmi lõikaks ja kartuli koorimiseks on ka veel kus on masin olemas, aga kus tuleb ka kartulit kodus koorida, koduses majapidamises on ka tihti peale vaja ikkagi nuga kasutada ja nii edasi, nii et. Mul on siis sulle veel üks tõsine küsimus, et sul on aastaarvud on kehvad, ütled, aga seda sa ikka mäletad, mis aastal ja sa sündinud oled ja Valga koolist oli juba juttu, aga ma alguses unustasin sind tutvustamatagi, et. See sündimine oli niimoodi, et see toimus seal kuskil 81,5 aastat tagasi. Tähendab 34. aasta poiss olen ja põhimõtteliselt olen Tartus sündinud. Nagu ema ütles, et Toomemäe kiriku või kliinikus tulin ilmale, hästi ilus kevadine ilm oli, Sireli tõitsesid ja nii, et mul on elu läinud mõnusalt. Maikuu poiss siis või? Aprillikuu lõpp, tead. Aprillikuu lõpp, aga siis võitsid Sireli juba? 27, aprill tähendab. Ja ma ütles, et see aasta oli niisugune varajane kevad ja väga niisugune. Ja Tõnu oled sa ja Metsas oled sa ka? Ja nii ta on niisugune nimi pandi. Pere oli Valgast siis pärit või? Me elasime põhimõtteliselt Pukas. Sest et isa oli mul, tähendab Puka sidekontori pealik omal ajal. Hiljem ta kolis Tõrva, pere küll muidugi lahutati seal, aga ema jäi siis Pukka tööle, tähendab, ja töötas seal meedikuna. Ja mulle ennustati ka seda meditsiinikarjääri, aga ma tegin muidugi palju meditsiini asju tegin, näiteks ütleme, veresoonte süstimine on selge, ja sain sellega hakkama, ja see on, vaatad nüüd praegu siin, kui mulle tehakse süsti, kui otsib seal veresoond taga ja pärast on käsivarred sinised, verevalumiga aga mulle ei meeldinud see, et ta oli niisugune rahutu elukutse, näiteks ma mäletan, me olime seal Lõuna-Eestis, olime saunas enne jõule, ja ema tuldi emale järgi, automaadiga mees, tuli järgi, ja viis seal siis niinimetatud haige juurde, ja mis siis välja tuli, tuli välja, et mees oli ennast eetrit täis joonud, mõistus ära kaotanud ja ema pidi siis teda nüüd seal turgutama ja mõistusele tooma, ja seda ma nägin, et arstil ei olnud kunagi niisugust aega, kus ta oli oma aja peremees, et selles mõttes ma nagu eriti ei kippunud seda, olgugi, et tuleb niisugune seik meelde seal Lõuna-Eesti. Sa oled kindlasti käinud Lõuna-Eestis, tähendab, ja kujutad ette, kui seal näiteks, ütleme, eriti seal Lüllemäe kandis seal nende mägedes seal sõita ja mäest alla, ja seal oli niisugune juhus, et üks tütarlaps sõitis Rebase mäest alla jalgrattaga ja alt tuli üles sill või sist, tähendab, tollel öeldi sist, tähendab. Ja see võttis küll niimoodi, nii et 2/3 teed oli vaba, Aga see tütarlaps otsustas rammida keset radiaatorit autole, Ja siis see autojuht tõstis selle tütarlapse meelemärkused talt autokasti ja toodi siis ambulantsi, Ja me hakkas ema ja kasuisa ja hakkasid putitama seal, aga tütarlapsel oli, ta oli niisugune kopsakas kaalult, tähendab, ja reie peal oli meeletu haav, pool rinda oli ära rebitud, ja
ema tuli kööki parajasti, ma sõin seal ja ema ütleb, poiss, pane kittel selga, meil olime samas majas, kus ambulatoorium oli. Et pane kittel selga, tule sinna, abi on vaja teed. Ja siis oligi niimoodi, et Velsker oli ära kukkunud, sanitarid olid ära kukkunud ja ema kasuisa ka ainukesed seal õiendamas. Ja siis ühel momendil ema ütles mulle niimoodi, et poiss, mine kööki, joo klaas vett ja tule tagasi. Ja mul tuleb meelde, et seal enne seda ma olin ette kujutanud, et kuni ise peaks lamama seal, selle laua peal tähendab ja suga niiviisi toimetatakse, et kuidas see oleks. Ja no, ilmselt selle peale siis ema ütleski, et mine joo klaas vett ja tule tagasi. Ja no siis sellest momendist nagu öeldigi, et ilmselt minust saab siis ikka meedik aga no ei, mul ei tulnudki. See on just elus tähtis ja mida võimalikult noorelt inimene leiab selle oma koha ja see ongi olnud ju see merekooli eesmärk ja nagu me teame, vanasti merekooli ei võetudki poisse, kes ei olnud 2 aastat meret sõitnud. Et sobib see eriala sulle. Nii on see, sinu meditsiini katsetused olid samuti, eks ole? No täpselt ja ma eeldangi seda, et ega nendest kõikidest poistest, kes meil klubis õppisid, ei saanudki meremehile. Ma tean näiteks, ütleme, üks meie klubi Asso on ta nimi, õppis mehaanikat. Ja no eeldus oli, et ta läheb mehaanikat nagu õppima ja nii edasi. Aga tast sai hoopis meedik, kes tegeles nende stimulaatorite tegemisega ja opereeris siis tähendab inimesi pani neil südamestimulaatorid peale. No siin ei ole ju mehaanikaga mingit pistmist selles mõttes. Ta ei pööranud ei mingisugust kolbe ega oorattaid ringi vaid tegi seal vastavaid riistu, millega saaks niisuguseid operatsioone teha ja turgutada inimesi Aga meremehi ka tekkis ikka? Ei no meremehe ma statistika järgi leidsin, et kuskil 12% poisse tähendab, kes sidusid ennast, poisse ja tüdrukuid tähendab, kes sidusid ennast merega tähendab. Aga palju seal lapsi selle ajaga läbi käis? Ma sain vist 38 000, kui ma mitte ei eksi nüüd, aga tähendab selle ajaga, mis ma seal klubis tähendab statistika, ma lõin siin mingisugusel ajal tähendab päevikute järgi lõin. Palju meil aega on? Põhimõtteliselt, kui ma nüüd vahetan täna 2 minuti pärast seal kaardi, siis kui palju teil vaja on? Et lõin tähendab nende päevikute järgi tähendab kokku ja mul oli niisugune tunne, et vist 32 000, et sai. See, kes on seal aegade jooksul klubist läbi käinud. Suur tänu sulle ja see oli, ma arvan, päris ammendav niisugune päris ammendav niisugune ülevaade nüüd. Kas sa tahaksid ise midagi veel panna, midagi juurde või? Et kui palju keegi viitsib kuulatagi pärast ja et kui pikk see asi peaks olema, eks ole? No, peab ikka tegema nii, et kõik saab ära räägitud. Ja seda muidugi, jah. No siin võib igasuguseid need lugusid. Seiklusi ja neid värke rääkida, aga põhimõtteliselt eks enam-vähem kõik, aga ma ütlen, et see lastega töö oli võrratu. Ma ei kujuta isegi ette näiteks, et kui ma nüüd oleks, ütleme, lennuväkke lennud tähendab või lenduriks õppinud tähendab, ma ei tea, kaua oleks seal, ütleme, vastu pidanud, kui eeldada praegust tervislikku seisundit tähendab, et nüüd juba ju liikumisega on probleeme ja nii edasi. Sai küll üle mindud tähendab igasuguste fotode peale ja siin kaastööd tehtud Eesti meremehele nagu ma siin korra nimetasingi et nimekaardi peal on Eesti meremehe tähendab fotokorrespondent tähendab ja väga tihti peal oli nii, et žurnaalis ütleme oli seal
üle mitmekümne tähendab minu tehtud pildi tähendab seal ja isegi nii kaugele jõudsime koos toimetajaga Kulloga, et Meremees sai ilmuda juba värvilisena tähendab. Vaheleht oli seal värviline juba tead ju enne vanasti Meremees oli alguses oli seal lihtne lehekene tead. Pärast ilmus ikka žurnaali moodi juba tead ja siis tuli seal, aga pärast kui juba Merekool lõpetas selle ära ja nüüd ei olegi näiteks Meremeeste häälekandjat enam, mingisugune paadi žurnaalis on seal, aga ma ei tea, ma ei ole seda žurnaali näinud, et mis seal sees on ja nii, et see Meremehe elukutse ei ole populaarne, tähendab, et ta nagu tõmbaks. Ja vanasti oli ka see asi, mis tõmbas nagu merele, oli see, et inimesed said ilma näha ja palgad olid märgatavalt kõrgemad kui kalda peal. Valuuta osa, tähendab see, mis seal valuuta eest osteti, see kaup siin maha müüdi, see oli nagu täiendav sissetulek meremeestele. Nüüd on nagu igal pool on nüüd kaubad on internetis, siin võid ükskõik mida tellida tead ja nii edasi, aga palgad on ikkagi ääretult väiksed võrreldes sellega, et kuidas sa oled seal merel. Nüüd vaatad isegi, kui seal olid näiteks need Andi Saari tüüpi laevad olid, seal oli kuskil 28 meest oli meeskonnas. Nüüd on sellise suurusjärguga laeva peal 11 meest. Ja seal siis 11 mehe hulgas on siis kokk tead veel tähendab nagu. Ja need peavad kõik selle laeva töö nagu ära tegema. Aga muidugi jälle teine teema on, et tööd on ka vähem, et igasugused remontimised, värvimised, värgid, need on langenud nagu laevameestest ära. Aga jälle tööaeg on jälle tihkemaks läinud, et sa käid seal sagedamini, enne oli sul niimoodi, et ikka 8-tunnine tööpäev oli tähendab, aga nüüd on ikka 12-tunnised tööpäevad ja elutempo on tõusnud ja laev tuleb sadamasse ja järgmisel päeval läheb välja ja et seda, et kui vanasti oli see romantiline, et sa said sadamaid näha ja erinevaid maid näha, need ajad on läbi. Need abid on, siin on näiteks, ütleme, kui siin mul tuttavad on rääkinud, et mingisugune 3-4 tundi seisab laev sadamas, tähendab, tõstetakse konteinerid pealt maha, samust laaditakse nad uuesti peale ja jälle ta ei jõua isegi naisele tere öelda või musipõse peale anda teed. Nii et selles mõttes on, ja see enam ei tõmba näiteks, ütleme, kui ma siin kalda peal tööd teen, ma istun ikka ütleme, seal oma aja ära, tähendab, ja lähen koju ja sealt enam mind keegi välja tõmmata ei saa teed. Ja kindel pind on jalgade all, niisugust nagu. Meie ei tea nüüd muidugi palju neid Eesti meremehi ka välislaevades sõidab ja kas seal üldse vabariigis niisugust ülevaadet on, et kui palju neid tegutsevaid meremehi on, aga ega neid võrrelda ei anna oma ajaga. Siin muidugi jah, keegi ei tunne, tähendab huvigi tead nagu kuidagi niisugune põlglik suhtumine on sellesse, Pole laevugi. Muidugi, kui tead, Eesti laevandus on, aga kaks laeva, mis sõidavad Eesti lipu all, ma ei mõtle siin neid Tallinn-Helsingi ja Soome või tähendab Stockholmi vahel käivaid laevu, tead. Seal on ka tihtipeale tuleb välja, tead, et kas nad tõstavad seal Rootsi lipu üles või Soome lipu või nii edasi, tead. Nii et see on niisugune küsimus, kas. Kui ei saa nüüd nendest meremehi, aga ma arvan, et Eesti rahvas, nagu öeldakse, on mereriik ja me peame ikka oskama merega käituda ja mere peal käituda. Nii et selles mõttes see mereharidus ka ütleme noorte tasemel on igal juhul vajalik. Ma võiks öelda näiteks seda, et meie õpetasime oma poistele selle teema selgeks, et nagu ta enne sõudepaati astumist pidi panema omale päästevesti selga.
et tagada ohutust, tähendab juba, et kui paat läheb ümber seal ükskõik purjepaat või sõudepaat või et teda saab veest välja tõmmata. Ja meil oli näiteks seal nii, et kui paadid läksid seal Simiste lahe peal seal merele, ohutuskaater oli mere pool, läks ta seal purjekaga ümber ja meil oli alati võimalus tuua ta sealt välja. Vot siin on ka veel üks niisugune konkreetne näide. Meil laagris oli doktor oma pojaga ja tohter ütleb, et tema poeg oskab hästi ujuda ja ta ei pruugi päästevesti tähendab nagu kanda. Aga me ikkagi nõudsime tähendab seda päästevesti ja ta läks siis kadetiga läks merele ja ma ei tea, kas seal mingisugune surnud kala oli vee peal ujus seal ja ta jäi seda vahtima tähendab. Ja paat läks pauti ja ta sai poomiga vastu pead ja kukkus vette. Ja meie ohutuskaater tõi ta tähendab nagu meelemärkusetult tähendab kaldale ja siis ta muidugi juba selle supluse tähendab jooksul nagu toibus tähendab. Ja nüüd ma küsin tohtri käest, et kuidas nüüd on tähendab. Näed, siin sa said poisi kujul kätte või sa oleks saanud laibana kätte. On vahe või ei ole tead? Jah, Tõnu, sul on õigus tead. Nii et just see niuke vaatamata sellele, et ei pruugi uppuda tead, aga ohutus peab olema tead. Ja ma tegin siin veel paar niukest fotot merepäevadest tead, Miinisadamas seal nende paatidega sõidavad seal tead. Tüvest õnnestutud paadid tead ja mehed, poisid istuvad sees, ühelgi päästevesti seljas ei ole tead. Tegin foto tead, naksti tead. Ja Kullo pani selle žurnaali kohe tead, et näed, et Veeteede Ameti silmade all inimesed sõidavad vee peal tead, ilma päästevestita tead. Ma nägin seda, Läänes olen ka näinud, Taanis oli väiksed lapsed istusid seal Rammasruhes või väikses ühe puupaadis ja õpetaja oli kaasas ja kõigil olid vestid seljas. Ohutus on kõige pealt ja merega käitumine, see ei ole nali ja seda peab ikka oskama. Öeldakse, et võib-olla see on nagu häbi asi, et ma panen tähendab vesti selga tead ja lähen nüüd, et ma olen nii kange poist, et ujun ja nii edasi. Igasuguseid asju võib tulla seal ette tead, et vot nagu seegi oli, et sai poomiga vastu pead ja momendiks, tal ei ole seal palju vaja tead, ütleme ja kogu lugu tead. Jah, aga suur tänu, ma arvan, et see on küllalt ülevaatlik selle klubi sünd ja surm, et kahju, et see niimoodi läks. Jah, tähendab, kõik on, elus on niimoodi tähendab, et igal asjal on oma aeg ja koht ja vajadus. Ju siis leiti tähendab, et ei ole vaja tähendab. Ja muidugi ma ütlen, et kõigepealt poleks seda äri teemat tähendab tulnud vahele. Võib-olla oleks jäänud klubiga edasi tähendab. Ja küll nimetus, kes seal klubi eesotsas oli. Ega kui me linna alla üle läksime seal selle Noorsooameti all, siis ma ütlesin neile lahtise tekstiga tähendab, et ma ei kavatse tähendab edasi olla. Et kui ma olen klubis, et siis ma ainult mudelitega tegelen tähendab, et see hankimised, igasugused tähendab sõjad, et nii-öelda jutumärkides seal tõestamised, et on vaja tead ja nii edasi. Seda tihti peale vaadati seda nagu isikliku kasu saamise eesmärgil nagu ja nii edasi, aga ma ütlen, et kui ma oleks siin eraviisiliselt teinud, et ma ütlen, kas või siin sõlmed teed ja ajad pudelisse teed ja saad ka teenida teed, ütleme, ei ole probleemi teed. Kui on silma ees ikka ainult raha, ega siis paljud asjad, teised asjad tegemata. Muidugi teed, jah.
ja kui nüüd ütleme, noh, ma ei kujuta ette, tähendab, et muidugi ühte asja, mida võiks veel mainida, tähendab, et ühtegi poissi ja tüdrukut meie klubist ei sattunud, tähendab, õiguskaitseorganitele näppuded. Ei suitsetamise, ei joomise pärast, ei narkootikumi pärast. Nii et see on ka tead niisugune, tal ei tekkinud, tal ei olnud niisugust vaba aega, tähendab. See ongi õige, sisustada aega. Ja aeg oli kasulikult sisustatud, sest et väga paljud näiteks, kui sa tahad ikka seal omale mootorpaati ehitada, millega sa võistlustele lähed, sa pead oskama höövlit kasutada, kirvest, nuga, kruvikeerajad ja liimide osata seal liimi segada teed ja plastikuga tööd teha teed ja noh, väga erinevaid asju teed. Eluks vajalikud kogemused. Või ka näiteks ütleme, käisime seal kalagi püüdmas, tähendab. Meil oli isegi, tähendab, looduskaitse poolt anti välja, tähendab, tõend, et me võisime võrguga püüda kala. Tähendab, laagri toitlustamise jaoks teed. Ja oligi niimoodi, et viisime võrgud sisse, püüdsime kala, suitsetasime teed ja saime seal kõik kala püüda ja süüa ja kala maitse suhu teed. Nii et noh, omamoodi teed, no huvitav aeg oli. Oli huvitav aeg, see on tõsi. Okay. Jah, ma arvan, et me oleme selle hea jutuga ja meil on see ilus ülevaade on olemas. Nii sinust. Nii. Nüüd vaadake.